Miikael Meemaa. Roger. Teil on õigus, ärme plaksuta rohkem talle. Kurat, Roger surus mu kätne, see on mehe tegu. Mäletate, kunagi oli käesurumine, sa kohtasid seda. Migatsen käesurumist. Mis nüüd on mingi, saad mingi tüübi kokku, nukid. Sa arvad, et ma ei pese oma käsi. Mida sa vihjad? Miks sa lükkad mind eemale lihtsalt, kui me võiks tulla lähemale koos kokku? Sest käesurum, see oli intiimne, sai teise tüübi kokku, papp, kämblad kokku. Ja tõenäoliselt käesurumine lõppes, kui see esimene tüüp seda häält tegi. Teine nagu, okei, sinuga ain nukid, pigavesti. Aga käesurumine, see veits oli, vaat sa nagu õppisid inimest tundma, kui seda kätt surusid. Minu jaoks on nagu, kui koerad saavad kokku ja nuusutavad oma sitakaid. Nagu nad saavad teise koera kohta päris palju teada. Ma ei tea mida, aga ma eeldan, et see on nagu koerte Tinder. 17 ja võrkpalve. Lahe. Nagu ma läheks närvi, kui mul oleks endal koer, kes ei ole nõus teise koera perseauku nuusutama. Nagu üritaks mingi käpp anda talle. Või mida sa teed? Mine sisse, see on hea retriiver, mine sügavamale. Käesurumine oli ju intiimne. Käesurumine. See oli veits meenutas seda, et kunagi oli see film Avatar, kus olid need 3-meetrised smurfid. Ja nad panid oma patsid kokku, nagu ma näen sind. Käesurumine oli sama intiimne, sa nägid teda. Kuigi, okei, mõeldes nüüd Avatari peale, kui raske võis seda olla kuskil kirjutajate toas läbi suruda? Nagu kes see tüüp oli, kes lihtsalt oli 3 kuud kuskil maal ja siis oli poisid, mul on idee, kuulake ära. 3-meetrised smurfid, kuule ära. Ja lihtsalt vastukaja, mis ta sai oli, see on super, kõigile meeldivad smurfid ja patsid, paneme siia kõik miljardid. Eriti hull on see, ma olen tähelepanud, kui mingi noored tüdrukud ja poisid kokku saavad, mis nad teevad, mingi kallistamine. Mis asi see on? Mis barbaarne tegevus see on? Mida sa tegelikult saavutad kallistamisest, on ju? Ma tunnen veits tissi ja lämbun su juukselaki sisse, see on super. Tule lähemale, ära mine kunagi. Vanal ajal ikka, härrasmehed võtsid daami käe. Sa juba tundsid, karedad käed. Sa kas teed tööd või sind sunnitakse tööd tegema. Juba väga hea. Ja siis sa tõid selle suudluse jaoks lähemale, veits nuusutasid. Kalakas. Keegi tegi kas kalasuppi või mängib endaga. Sa õppisid tundma inimest. Aga ma ütlen ausalt, ma olen mõelnud. Üldiselt. Kas te ka vahel mõtled? Nagu lihtsalt nagu vaat, mingi lambist nagu isegi sa ei tea millele ja korraga sa lihtsalt mõtled nagu, vau, milleks inimaju võimeline. Ja tegelikult mõtlesin selle peale, on üks asi, mis mind Eesti ühiskonnas häirib ja see on see, kuidas meil on liiga populaarseks saanud Eesti meeste peale sittumine. Mitte füüsiliselt. Kui see on teie teema kodus, ma ei tule kätte ette panema, nagu ka mitte füüsiliselt. Meil on kõige veidram superkangelane. Wow. Mis see on? Mehe rinna peal? Ei. Aga nagu, just nagu verbaalselt, me oleme kõik seda veits kuulnud, ei no Eesti mehes on nagu nii tuim tükk, nagu neil ei olegi tundeid ja nad on nii tuimad. Sest, tead, ma ütlen ausalt, ma arvan, et Eesti meestel on tunded. Aga lihtsalt, meil on tunded, mida me ei näita välja. Samas kui Eesti naistel on tunded, mida nad näitavad välja, aga neil tegelikult ei ole. Vau, see tüüp on sügav. Kas ma võin tsiteerida seda? Jah, palun. Sest eriti hästi tuleb see minust siis välja, kui sa vaatad, kuidas inimesed lähevad oma sõpru kuskil lennujaamas ära saatma. Sest on ju, osad läksid ülikooli, teised läksid 20 tunni lennu kaugusele, et farmi tööle minna. Ja see on alati inimesed, kes nagu Eestis elades, nad ei olnud farmi lähedalgi, nad ei ole lehmasidki näinud nagu, aga korraga, kui nad on Austraalias, mulle väga meeldib farmi elu, nagu farmi elu on minu elu. Ma olen alati väga maalähedane inimene, et sa elad Mustamäel, mida perset sa ajad?
aga vaata, kui naised lähevad oma sõbrannasid lennujaama ära saatma, see on sündmus. Nagu sellele tehakse mingi event Facebookis, tõenäoliselt olid plakatid kuskil, nagu nad on kohal, ma ei tea, mingi päev varem juba, neil on graafik, lihtsalt mingid laulukavad, tantsukavad, pommid on kaasas, Triin läheb ära, Triin läheb, on ju. Nad on teinud sädeleva pasaga need plakatid. See on sündmus, on ju. Igal ühel on mingi tunnine üks-ühele seanss ka Triinuga, kus nad nutavad lihtsalt eksklusiivselt tund aega nutmist, millest vahel on sõnad, millest sa aru ei saa. Triin, sa oled nii kallis mulle, kuidas ma ilma sinut hakkama saan. Ja alati need tütarlapsed, kes ütlevad, ma ei tea, kuidas ma sinut hakkama saan. Järgmine päev sa näed sotsiaalmeedias pilte neist mingi uue lambise luuaga. Parimad sõbrad. Et sa ei saa ilma Triinut hakkama. Aga samas on ju, kui mehed lähevad oma sõpra ära saatma, me jõuame lennujaama kohale suht täpselt. Veits hiljem. Check-in'iga on putsis. Ja seal värava juures on see viimane veel 25 aastat parimad sõbrad. Tavai. Ja okei, kõrvalt vaadatakse, et mis asja, kas neil ei olegi tundeid, kuidas ta nii lihtsalt sai ära minna. Aga mida ei nähta, on see Eesti mehe sisemine põlemine. See, kuidas Margus käib nüüd 3 kuud üksinda Megasoonis. Ja iga lask laseriga on Tarmo eest. Need väiksed lapsed surevad Tarmo eest. Ja, aga ma ei tea. Ja see on nagu suhetes ka ikka, see on nagu, naised üritavad meid nagu lahti murdavad, käivad pinda, mis sa mõtled, mida sa tunned, mis su hirmud on, mis mu hirmud on. Arvan, et ma ei ole neid doc-filme näinud, kus hundikarjas üks lonkab veekogu ääres, tead, mis temaga juhtub, ta süüakse ära, murtakse maha, sa oled nõrk lüli. Ja ma olen Tuuli Roosma nägemissaatest, aga nagu mis mu hirmud on, ma ei hakka sulle seda ütlema. Aga lõpuks nad murravad sind, 5 aastat käib pinda, ütle, mis sa mõtled. Ja siis lõpuks Eesti mees natuke avaneb, see uks natukene avaneb. Aga Eesti mehe avanemine, see ei ole väga eriline. See veits nagu see, kui mingi loodusfilmi meeskond oli aastaid kõrbes kaktust filmimas lihtsalt kamuflaažis, oi plääse kaktus, võib-olla avaneb varsti. Ja siis 2. aasta lõpus tuli kaktusel üks õis. Ja nad on nagu, super. Sellepärast mu naine ja lapsed pidike ootama 2 aastat. See oli väärt film. Ja Eesti mees avaneb täpselt nagu see kaktusõis. See on selline väike. Sa küsid 5 aastat, ütle mulle, mis sa mõtled. Ei raske on. Vahepeal. Aga siis on juba see, et wow. Aga sa nagu päriselt hakkad rääkima, ma lihtsalt küsisin. See, mis sa praegu teed, see on väga ebaatraktiivne. Ütleb ta sulle samal ajal, kui sina pesed hambaid ja ta on kõrval vetsupoti peal sital. Kuna see asjaks sai? Ma mäletan esimest 2 aastat, kus ma hoidsin kõike kinni. Iga päev võis olla see, kui mu pime sool lõhkeb. Mäletate neid alguse aegu, need suhte mõnusad ajad, kus see lihtsalt... Ei, ma olen kogu aeg näost nii valge. Kas sa võid täna peale minna? Äkki ei, ma olen romantik. Plus võib-olla lõhken. Ja korraga sa pesed hambaid ja ta on kõrval sital. Ja sulle räägiti lapsest saati, et naised, nad ei käi kakal. Täna müüdimurdjates. Kätin, sa rikud seda müüti babul haaval. Aga me rääkisime ühe sõbraga juttu, ja ma sain aru, et teda ei kottinud üldse, mis ma rääkisin, sest ta vahetas suva koha peal teemat. Nagu ma lõpetasin lauset, oli, aga minu teema. Ja ta lihtsalt ütles, suvalisel hetkel, mees, ma tahaks endale vene naist. Ja mul oli nagu, et see on üks asi, mida sa võid elust tahta. Kas sul on ka põhjus? Ja ta ütles mulle oli, vene naised, nad lasevad tussi süüa.
teed, ma võtaks asjad, mida ma ei ole vastassugu poolt kuulnud, mitte kunagi ütlemas 500, sest kas keegi kunagi kuulnud ühtegi naist sarnase probleemiga tuleb? Seda aru, ma tahaks Kallet hullult suhu võtta, aga ta kunagi luba, ma hakkan pükse alla tõmbama, ta lihtsalt lehega lööb vastu nina, ütleb, mida sa enda arust teed? Me ei ole Tallinna loomaaias, lõpeta. Sa ei kuule väga tihti seda probleemi, on ju. Aga samas ma hakkasin mõtlema ja ma veits nõustun tema, sest ka mul on üks Eesti tüdruksõber on. Võimalik, et sõna Eesti ei ole vaja, et see lause faktuaalselt korrektne oleks endiselt. Aga ma lisan detaile. Ja ta ei lubanud ka tussi süüa, mis on kurb. Sest ma olen päris kala vastu allergiline ja kuskilt peab oma omega-3 rasvhapet kätte saama. Mis ma ütlen Eerik Korgule? Mul on toitumiskava perses nüüd lihtsalt sellepärast, et Kätlin on pirtsakas või? Ma üritasin oma elu muuta. Tervislikult toituda ja värke. Isegi sellest kõrvalavates. Ma veits mõistan seda nagu vene naise sellist fantaasiat. Sest vaat, kui sa oled Eesti naisega suhtes, ma arvan, et see on ainuke koht elus, kus võib vaja minna semiootika kõrgharidust. Sest sa pead iga päev mingeid kuradi märke lugema. Teil ei ole päris suhtlust, iga päev on sinu jaoks uus CSI episood lihtsalt. Sa ärkad üles, köögilaual on leivapuru, mis see tähendab? Kuhu tänane läheb? Kuni sa hakkad asju isegi üle analüüsima, te kõnnite tänava peal, sa vaatad, ta pani käekotti selle õla peale, mis on sinu poole, sa oled nagu, mis barjääri see meie vahele lood? Miks sa vihkad mind? Vetsupaberi rull on teistpidi, kas me lahutame? Kuigi mu lemmik on see, kui su partner paneb sotsiaalmeediasse mingid laulusõnad. See on krüptiline. Tihti see ei tähenda midagi, aga sa arvad, et see tähendab. Ja sa oled kodul siis, et mida tähendab mina, Pets, Margus, Priit? Mida ta öelda üritab? Kas talle päriselt meeldib Smilers? Samas, ma kujutan ette, et kui sa oled vene naisega suhtes, sa ei pea väga palju märke lugema, on ju. Kui vene naine on pahane su peale, sa saad aru. See ei ole väga selline, kas ta on, su poole lendab taldrik, see ei tekita küsimusi, kas me läheme discgolfi mängima või mis teema selle taldrikuga on, sa oled nii õnnelik või? Ei, nagu, kui taldrik lendab su poole, see on suht ühene signaal, sa saad aru, mis toimub nagu. Ja eriti hea on, kui ta pihta saab, sest siis see rahustab ka teda veits. Ta näeb su verd ja ta on, see on nagu pooleldi juba. See on see, mis ma tahtsin. Ja mis on tegelikult hea, kui keegi viskab sind taldrikuga, sa saad aru, mis toimub. Sa oskad reageerida vähemalt. Sa saad aru, võimalik, et ma olen midagi valesti teinud. Võib-olla ma peaks vabandama ja siis sa pursid vene keeles mingi vabanduse. Sorry, pljad. See on 8 aastat vene keelt B-keelena Eesti haridussüsteemis. Sorry, pljad. Ma ei tea, kuidas CV-s panna, väga hea või hea. Ja siis, kui sa oled ära vabandanud, siis ta lubab sul oma tussi süüa. Ma olen enda peast selle 1 000 000 korda läbi mänginud, see lõpeb alati niimoodi. Aga kuidas lõpeb Eesti suhtes päev? No suht samamoodi nagu see algas. Nagu mingi Eesti film, kõik on mustvalge, dialoogi ei ole. Olen kurb muusika ja põrnitsemine kuskile väga sügavalt. Kuni te lähete õhtul magama, tuli läheb kustu, ta pöörab selja, läheb teisele poole voodit. Sa oled nagu, mida see tähendab? Ja sa oled mingi 30 minutit voodis, vahepeal pimedas, lihtsalt mõtled, mida ma valesti tegin? Kuidas ma jälle eksisin? Mis ma täna ütlesin? Ja siis me teeme, paljud meist teevad seda, nagu sa oled 30 minti vähkrend öösel voodis, sul ei tule unde, ja siis sa teed selle klassikalise, magad või? Ja teiselt poolt tuleb vastu hästi armastav, jah. Ja siis te vaikite, kuni te surete, Tammsaare. Kes ei ole Tõde ja õigust lugenud, palun kokkuvõtte teile. Aga okei, naiste peksmine. On ju? On vale. Enamus ajast. Kogu aeg. Naiste peksmine on vale. Miks ma mõtlesin selle peale see, et ma lugesin uudiseid kunagi määramatul ajavahemikul ja
ja seal oli mingi lugu, et Johnny Depp läks oma naisest lahku ja me olime kõik hästi kurvad, me kõik kodus nutsime. Ei, mitte nemad. Ja siis järgmine päev tuli uudis, et Johnny Deppi eks ütleb, et Johnny Depp peksis teda. Ja mis mind häiris oli see, et kohe olid mingid tüübid, kes tormasid juurde ja ütlesid, jah. Ma nagu see, Tarmo, mis info sul on? Nagu sa lähtud ainult sellest, et Elu24 kirjutas lõpuks põhjapanevaks allikaks. Alati on see mingi täiesti suvaline vaata, et mingi paari lähedase taksojuhi juuksuri vanaema tuttav ütles võib-olla. Ja siis, okei, siis ma usun. Ja see ongi, karta on, et peksis. No. Johnny Depp, see kuradi eyelineriga tüüp, rastapatsi, trumm oli otsas. Ma tean seda vendana. See oli Kariibi mere piraadid, Tarmo, mida vittu sa ajad? Nagu... Ja mul on alati see probleem, et nagu ma ei tahaks olla see tüüp, kes võtab kohe vaata mingi positsiooni, sest ma eeldan, et mul on nagu paljudel siin ruumis see, et ma ei ole Johniga ammu rääkinud. Ma ei tea, mis seal peres toimub. Ja selle artikli põhjal ma ei taha olla see vend, et jaa, nii oli. Sest mul on veits tunne, et siis ma lähtun sellest grupi mentaliteedist, mis koolis oli ka. Koolis oli alati see üks tüüp, kes otsustas, et tema seedesüsteem toimib nii, et ta ei peaks gaase väljutama vahetunnil, vaid tunni ajal. Alati oli see üks tüüp. Ja ta ei võtnud kunagi süüd omaks. Ta lihtsalt tõmbas mingi mõnusa mahlase kärtsu ära ja siis ta käsi läks nagu lototron käima, et see vend lasine. Ja ees pingis istub mingi Margus, kes on lihtsalt, mida perset, see ei tule siit poolt isegi. Ja kõik on lihtsalt, Margus, mida sa ajad, see on klassikene asi, mida keegi ütleks, kes peeretas. Ja kõik lihtsalt usuvad seda, kooli lõpuni kutsutakse Margus Peerukotiks, keegi ei teadnudki ta perekonnanime. Teised läksid ülikooli, Margus poos ennast üles, aga see ei ole Marguse lugu, vahet ei ole. See on minu jaoks, see on see sama mentaliteet, mis omal ajal oli, kui mingid naised pidid kannatama selle pärast, et nad oskasid lahedaid trikke. Kunagi oli see aeg, kus naised läksid võib-olla mingile peole, nad oskasid lahedaid kaarditrikke, ütlesid, vali üks kaart, ta valis ja siis ta ütles, et las ma arvan ärtu 10 ja see tüüp oli nagu, ei perse on küll, me peame sinu põlema panema. Mäletate seda aega? Lihtsalt pandi põlema. Ja ma ei taha olla mingi vandenõuteooria vend. Aga ma ei ole 100% kindel, et kõik need naised, kes põlema pandi, olid nõiad. See on väga vastuoluline, ma tean. Aga ma eeldan, et seal võis vabalt olla mõni naine, kes lihtsalt põles. Kuigi ma ei ole endiselt hüpoteesist ka aru saanud, mis seal pidi olema. Et siis kui ta ei põle, siis ta on nõid. Aga mis siis, kui ta põleb? Vaatame hiljem. Teeme katse lõpuni, palun, siis keskendume. See võis raske aeg olla. Sa lähed kuskile peole, võtad salli valesti ära, kuskilt manti hõlmast, tõmbad välja ja siis kõik on. Perset, sa oled küll riidalõna. Me ei võta salli nii ära. Aga ma ei tea, millest mul see mingi väike hirm on. Ma tahaks öelda, et see ei ole sellest, et ma iga päev mõtleks selle peale, kuidas naisi peksta ja et võiks. See on, aga vahepeal on see hirm, sest osad tüübid on kindlasti selles olukorras on, kus sa näiteks te hakkate oma tüdruksõbraga poodi minema, aga su tüdruksõber otsustas eelmine päev, et ta võiks rulaga sõitma minna, aga kuna ta on su tüdruksõber, ta ei oska rulaga sõita. Nii et ta tuli rulaga sõitmisest tagasi lihtsalt üleni siniste jalgadega ja te lähete järgmine päev poodi, ta otsustab, et ma panen kõige lühemad püksid, mis mul on, sest sinikad on lahedad. Ja siis saad poe ukse ees veel vaatate jalgu nagu käime äkki eraldi poes ja siis saame pärast auto juures kokku. Ja ta ütleb sulle veel, et ära muretse, keegi ei arva, et midagi on. Ja kohe, kui see poodi sisse läheb, mingi vanad, kukkus rulaga ja muidugi kukkus. Aga samas siis ta vaatab teie ostukorvi ka, et mis asi see on? Vägivallatutest mandlitest pressitud piim. See on mingi 5 euri liiter, ma saan aru. Aga ma ei tea, võib-olla see on sellest, et ma olen olnud natuke sarnases olukorras, kus ma olin kunagi oma ekstüruksõbraga, me olime Tartu peal, öise Tartu peal jalutamas ja me olime natuke joond. Meie joobeaste oli teaduslikult öeldes putsis. Ma usun, et alkomeetrisse puhudes on ka, sealt ei tule numbreid enam, sealt tulevad sõnad putsis. Ja siis
kuna me olime juba nii palju joonud, siis ma tegin nagu romantilise ettepaneku, et läheme jala, sest kõndimine on romantiline. Ja ta oli nagu, et ei, tellime takso, mul oli nagu, come on, -20 talve Võlumaa, baby, nagu miks sa... Sest ma tahtsin romantiline olla ja mul ei olnud raha, aga... Ja siis me hakkasime kõndima ja kaine peaga paarid tavaliselt Eestis ei tülitse eriti, me keskendume passiivagressioonile, see, kus sa lihtsalt põrnitsed teda, kuni ta murdub. Aga purjus peaga tuleb natuke lihtsalt hääl soojaks saada ja oi plee, kuidas me võime lihtsalt tänavate peal karjuda teineteise peale. Ja siis läkski lahti mingi, et odav munn, sul ei ole isegi taksoraha ja su ema on lits, mida? Aga suht tihti saavad nagu aktuaalsed tüliteemad võrdlemisi kiiresti otsa, on ju. Nii et mis me siis teeme? Me lähme vanade tülide juurde, sest miks lõpetada tülitsemist? Nii siis korraga ta otsustaski tõmmata üles mingi täiesti suvalise teema, mingi aastatagusest kanuumatkast. Ja siin kohal minu hoiatus kõikidele paaridele ära kunagi mine kanuumatkale, kui sa tahad, et su suhega edasi hea suhe oleks. Kui te tahate lähiajal lahutada, palun minge kanuumatkale. Sest kanuumatkana seda reklaamitakse, vaata, et maaliline nädalavahetus Piusakoobaste kandis. Kelle jaoks? See on enamus inimeste jaoks lihtsalt vägivaldne nädalavahetus Piusakoobaste kandis. Nagu, sest alati saadetakse see esimene paar, kes on mingid kanuumaailmameistrid ja nemad jätavad mulje, et see ongi nii lihtne, et sa istud lihtsalt mingist puidust anumas ja teed mingi asjaga niimoodi, see on lihtne. Ja sa kõrvalt vaatadki, jäädki uskuma, see on suht lihtne asi ju. Ja siis lastakse teie kanuu vette, see käib kohe 360 kraadi, teie kiivrid käivad kokku lihtsalt, te juba karjute keset neid pöörlemisi. Turras on isane, raisk, ma löön siin taeruga. Oote, inimesed lähevad mööda naeratama. Ja siis karjute edasi aerudega peksmisest ja sellest, et vahetame pooli, okei, kukume nüüd vette ka, see oli puudu. Ja nii me olime öises Tartus kahekesi karjumas teineteise peale aerudega peksmisest, mis võis kõrvalt väga veider kõlada. Ja korraga nagu tüli eskaleerus sinna, et ta lihtsalt ütles üle hetke, ma lähen koju. Ja ma üritasin takistada ka. Ja me olime sellises punktis Tartus, mis on mu kodule suht lähedal, kus on politseimaja, mis ei ole ehitatud nagu minu asukoha pärast, aga see on seal. Ja ta ütles, tolles kohas ma lähen koju ja ta hakkas liikuma mingis suunas, mis ei olnud ei minu kodu, ega tema kodu, ega politseimaja, vaid mingi suvaline võsa, mis seal kõrval oli täielikult pimeduses. Ja siis mõtlesin, et hea inimene minust tärkas sees ikka. Mõtlesin, et kui ta läheb sinna võssa, siis vägistab keegi teine teda. Mis see on? Ja mõtlesin, et ma peaks tegema midagi võib-olla. Ja parim mõte, mis mul pähe tuli see, et kunagi multikatest ikka vaatasin, et nagu kuidas visatakse inimesi üle õla, et kui raske see olla saab. Tuleb välja, et see ei ole nii lihtne, kui multikad meile mulje jätsid. Nagu see tundus seal palju lihtsam, sest kohe, kui ma üritasin oma mingit rahvatantsuhaaret alustada, otsustas tema, et on õige aeg hakata karjuma, vägistatakse! Ja nii ma seisin meetrite kaugusel politseimajast nagu, mis ma nüüd teen? Aga ma mõtlesin, et okei, suru läbi, ole julge, viskasin tikku üle õla, ta karjus terve aeg, vägistatakse. Ja ma mõtlesin enda peas juba koju kuidagi lohistades teda, et alibid enda peas välja, et kui keegi tuleb, siis ma ütlen, et me harjutame naise kandmisvõistlusteks. Ja see on nagu jõusaalis öeldakse motiveerivaid asju, vaat, et tuleb, ta on mu seljas, karjub, vägistatakse, ma jooksen sitaks kiiremini. Ja kui keegi küsib, miks te täis olete, miks mitte? Õnneks ma sain kuidagi koju lohistatud, siis ta mingi kettis vetsus jäi sinna magama. Ma magasin voodis, suht hea uni oli. Ja hommikusöögi lauas saime siis kokku ja ma otsustasin selle teemaks tuua. Ja ütlesin, et hei, vaat see, mis eile juhtus, et kui me saaks tulevikus nii teha, et sa ei karju tänava peal vägistatakse, siis see oleks super, sest tegemist on nagu asjaga, mis ei ole väga kaheti mõistetav. Kui keegi karjub, vägistatakse, sul ei teki mitu mõtet, mis asi see on. See ei ole nagu, see on nende mingi omavaheline nali, ma liigun edasi. Keegi ei ole nagu, vägistatakse ja pullivennad, see on klassikaline vägistamisnali, ma tean. Ja tema kuldne vastus mulle selle peale oli lihtsalt, ma küll ei mäleta midagi.
mis on asi, mida naised saavad lubada endale? Mina ei saaks politseis pärast konstaablil olla, et ma küll ei mäleta mitte sittagi. Ja ta oleks, ei no siis küll poeg, mine koju, kui sa ei mäleta, siis seda ei juhtunud. Vahepeal mulle meeldib mõelda, et vanasti oli nagu toredam või vanasti oli elu ikka palju parem, sest ma unustan ära selle, et vanasti oli 10 haigust, mis võis sind kohe tappa. Ja neid oli rohkem kui 10. Aga lihtsalt mul on tunne, et tänapäeval me oleme nagu, ma ei tea, inimesed lähevad kõikide asjadega nii kiiresti, kuradi täiesti lappesse ära. Näiteks, kui kellegi läheb mingi suvaline varjupaiga kass kaduma. Okei, see kõlab kurjalt. See kõlab nagu ma üritaks väita, et sa saaks uue ju tasuta. Kuigi tehniliselt sa saaks uue tasuta, aga ma saan aru, varjupaiga kassidel on kindlasti mingi sentimentaalne väärtus ka. Aga on ju, tänapäeval kellegi läheb mingi suvaline kass kaduma, kohe on mingi hull missioon käimas, minnakse töö juurde, prinditakse 7000 plokki paberit välja, kõik lähimaakonna postid täidetakse nende paberitega, kus on peal miisupilt ja otsime taga kassi, ta näeb välja nagu kõik kuradi kassid maailmas, ta ei reageeri mitte millelegi, palun tooge ta koju. Samas ma eeldan, nagu mingi taluühiskonnas vanadel aegadel, sul võis, ma ei tea, sa ei olnud kassi mingi 2 nädalat näinud, sa ei näinud paanikasse. Sa ei nagu, mina ei tea, kass teeb kassi asju. Ma ei ole teda näinud ammu, aga ju tal on olla kuskil. Kass oli, ma ei tea, 6 aega kadunud, ju tal läheb kauem. Ma ei esita küsimusi, ta on kass. Kass oli 2 kuud läinud, ju rebased viisid ära. See on mu lemmik väljend, ju rebased viisid ära. Sest ma esimest korda kuulsin seda, kui ma olin suht väike poiss veel ja ma läksin vanaemale ja vanaisale külla. Ja ma mäletasin, et meil eelmine kord, kui ma käisin, olid mingi kassipojad on, ja siis ma läksin maale ja olin nagu, et vanaema, vanaisa, kus kassid on? Ja nad ütlesid mulle lihtsalt, ei tea, ei ole näinud ammun. Ju rebased viisid ära. Ja väike mina oli nii segadus, et kuhu? Kuhu nad nende rebastega läksid? Sest ma olin enda peas, mis asja, mingi võtsid rebastega käppadest kinni ja läksid mutionu poole peole või lihtsalt nagu, mis rebased viisid ära? Ja siis nad selesid mulle, et ei, see on ütlus. Nagu põhimõtteliselt seda, et rebane näris kaela läbi ja siis viis korjuse kuskile metsa all. Ja siis ma olin, teie empaatiavõime on super. Ja tead ikka, koerad käisid merekoolis õppimas ja värk. Aga ja ma eeldan, et samamoodi oli see taluühiskonnas, kui su naine läks kuskil ära. Oletame, et sa elasid kuskil Võrumaal, pidasid ökofarmi, sest muid farme ei saanud pidada. Ja siis su naine ütles ühel päeval, ma lähen Revalisse, mul on gluteenivaba saia vaja. Või midagi sellist. Ja siis sa nagu, et tavai, mine. Ma ei tea, kaua sa siit lähed, hüppa mingi kaariku peale 2 nädalat lähed äkki. Ma ei tea, kaua Võrust Tallinna läheb. Ja siis olidki, kodus sai muretsenud, naine oli 2 nädalat kadunud, ju ta on nüüd Tallinnas. Ma ei tea, oma ette nokitsesid mingi puidust nukke kodus ja voolisid seal selliseid mahlaseid Villendorfi veenuseid. Mingi kuu oli mööda läinud. No ta võiks tagasi olla juba. Ju ta läheb kauem. Selleks hetkeks sa olid juba hakanud pihku panema Villendorfi veenuse kujude peale. Aga sai muretsenud. 2 kuud läks mööda. Ju rebased viisid ära. Mina ei tea. Läksid naabrimehe poole, ütlesid, et sul see 10-aastane on valaline. Aga sest nagu, ma ei tea, mul on vähemalt see, nagu telefonid teevad asja nii hulluks, sest me oleme harjunud kõigiga olema nagu kogu aeg kontaktis, on ju. Ja vahepeal ongi see, et kui keegi ei võta kõnesid, ma ei tea, kas või pool päeva vastus, esimene mõtlen, ta on surnud. Mis on, nagu sa lähed kohe paanikasse. Ja see on suhetes ka, siis kui naine läheb mingi, ma ei tea, sõbrannadega välja, siis esimene asi, mis mehed teevad, on see, et ta ütleb sulle kodus midagi mitte väga siirast, mingi, ei olgu sul lõbus siis. Ei, ma loodan, et teil tuleb hea õhtu. Pidutsege nii, et homset ei oleks. Ei, olgu sitaks lahe sul. Ja siis sa läheb peole ära, tunni pärast tuleb esimene sõnum juba, kuidas on? 2 tunni pärast tuleb teine sõnum. No ju on hea pidu, kui ei ole aega vastata, jah?
4 tunni pärast tuleb lihtsalt üleni suurtest tähtedest. Nii lämmegi lahkume täiesti putsis, korraga lihtsalt ei vasta ja nii jätadki maha mu. Lõhub kodus pildiraame juba lihtsalt terve korter põleb. Ja siis naine jõuab kunagi öösel koju ja ütleb, tšau kallis, mul sai aku tühjaks. Ei no, ma ei tea, võta järgmine kord laadija kaasa või midagi. Muretsesin. Aga samas on minu jaoks huvitav, kuidas me ütleme, et armukadedus kui sõna, et see on nagu negatiivne sõna, see on negatiivne konnotatsioon, et see on halb asi. Aga samas, mis oleks armukadeduse vastand? Armujolo. Armupohhui. Seda lihtsalt ei koti. Kas see oleks parem? Sest nagu samamoodi, oletame, mingi naine helistab oma mehele, kes on hommikul tööl, ta käis eelmine õhtu, ma ei tea, mingi tüdrukute õhtul. Tšau kallis, et eile oli siis Triinu tüdrukute õhtu ja olime siis väljas ja siis keegi ütles, et mingi strippar tuleb. Ja ma olin nagu et nagu mingi strippar Marko, mingi rõveda silikonlõuaga, et ei ole ahvatlusi, Aga tuli Klaus. Klaus oli lihases saksa mees. No kõigepealt tal olid püksid jalas ja siis tuli esimene paar ära. Aga saad aru, kui teine paar pükse tuli jalast ära, see, mis sealt vastu vaatas, oli šlong. See oli šlong. Nagu see oli, ma ei ole elusest näinki sellist, ma arvan, et sinagi ei ole näinud sellist, see oli ikka šlong. See oli nagu see Subway poolemeetrine, aga ilma saiadeta, ainult liha. Ja siis me imesime Klausi šlongi. Ja kui selle tüübil oleks armupohhu, siis ta oleks lihtsalt töö juures mingi Excelis edasi, et hea pidu oli siis, jah. Sõite ka midagi või peale Klausi šlongi. Ja naisena see ajaks sind ka närvi ja sa ajaks nagu, kas ta ei hooli või? Me üritasin meie suhet päästa. Aga tegelikult on, ma ei tea, telefonid teevad muidugi eriti raskeks selle. See, kui su partner läheb toast välja ja ta telefon jääb strateegiliselt laua peale. Ja sa oled üksinda selle telefoniga toas. See on nagu mingi sõrmust isanda stseen juba, kus see telefon on nagu see sõrmus, see helendab mingil põhjusel juba. Sa kuuled hääli, mida keegi peale sinu ei kuule. See telefon räägib sinuga mingil ürksel tasandil. Libista mu ekraani lukk lahti. See on nagu, ei, ma usaldan teda. Loe mu sõnumeid, sa räpane värdjas. Ja vahepeal sa allud sellele. Ja kõige hullem on see, et isegi kui sa leiad midagi, sa ei lähe kohe rääkima. Mida sa teed, on see, et sa hakkad juhtumit ehitama. Sest nüüd on sinust saanud detektiiv. Su keldris on veidrad tahvlid mingi seoste niidikestega. Sa oled täiesti segaseks muutumas. Sa oled enda peas, okei, mul on veel asitõendeid vaja 2 kuu pärast. Ma lahendan selle kuidagi eepiliselt. See saab olema nagu mingi Hercule Poirot episoodi lõpp lihtsalt. Ta tuleb koju, ma olen ootamas juba. Võtke istet. Keegi siin ruumis on olnud petlik. Ja ta on nagu, me oleme 2 toas. Kas sa nagu tunnistad midagi üles või vaikust. Aga see kunagi ei lõppe nii, nagu sa sooviks. Tavaliselt see purtsatab välja mingi segi peaga õhtul jälle. Ala, te käisite väljas joomas, sõite mingeid lägapurkse. Ja siis te jõuate koju ja naised on nagu koerad. See lause lõpeb paremini. Naised on nagu koerad, neil on väga kiire seedimine. Oli ju palju parem. Ehk siis te jõuate koju, te olite lägapurksi söönud, ta läheb kohe sitale. Sa oled juba paljalt keset elutuba, näed, ta unustas telefoni maha. Ilmselgelt sa hakkad üritama segi peaga seda kuidagi lahti muukida. Aga kuna naised on nagu koerad, siis nad ka situvad väga kiirelt. Seega ta on tagasi enne, kui sina oled ekraani lukku isegi lahti saanud. Ja tabab sind selja tagant. Mis sa teed seal? Sa situd nii kiirelt. Ma armastan seda su juures. See põhiline asi, mida ma armastan su juures. Ja ta nagu, mis sa üritad mu telefonist leida? Ma tahtsin muusikat mängida. Kus sul see muusika käib siit? Ja mu lemmik argument, mis ma olen sellistes situatsioonides kuulnud, on see, et ei no see, et sa kogu aeg kahtlustad midagi, see nagu näitab, et sa tahaks, et midagi juhtub. Mis on siit tahaks loogiline? Sama loogika järgi
naised, kes nagu käivad rinnavähi kontrollis. Nad nagu tahaks, et neil oleks rinnavähk. Aga ja kõik need kuud planeerimist lõpuks kulmineeruvad sellest segi peaga paljalt elutoast telefon käes. Türa, kes on Tarmon? Ja mida see baklažaan tähendab? Ja neil on alati mingi kuradi sitt vabandusvarukast võtta, enne. Tarmo mu vend. Ei, no see on väga veider, et su vend sind keppida tahab. Kuigi see oleks mu lemmik Hercule Poirot episoodi lõpp. Türa, kes on Tarmo? Tiitrid. See oleks mu lemmik episood olnud. Kas keegi mäletab veel füüsiliselt kaartide mängimist? Mäletate kunagi olid kaardipakid ja mingid õnnetud inimesed võtsid nad vahepeal välja? Sest kui ma mõtlen selle peale, siis kaartide mängimine ei näitanud kunagi, et pidu on heas kohas. Kunagi on nagu räme lõbus olla ja kaardid tulid välja. Keegi ei ole kunagi keset ööklubi lihtsalt reivinud ja on nagu, ei, aga läheks vipist, tahaks potikut vähe. Kaardid tulid mängu siis, kui oli saanud minna nii igavaks, kui saab sotsiaalses situatsioonis minna. Ja siis ongi, mängime kaarte või. Ja mul tuli sellega meelde, et mul oli selline situatsioon, kus ma olin enda endise tüdruksõbraga, me olime mingi nädalaid juba lihtsalt otsa vaatanud tülpimusega teine teisele. Ja siis ma tegin selle klassikas, et mängime kaarte või. Ja ta ütles mulle selle peale, ei no, ma oskan potikut ja valetamist. Tuli välja, et ta ei oskanud kaarte mängida. Ainult valetamist. Okei, positiivsemal toonil. Siis, kui me lahku läksime. See oli raske aeg, sest vaat, mehena sa nagu peale lahkuminekut sulgud endasse. Ma mäletan, ma olin hästi palju aega iseendaga ja hästi palju mõtlemist oli. Ja mõtlemise all ma mõtlen onaneerimist. Hästi palju mõtlemist oli. Ma ei saa rõhutada, kui palju mõtlemist oli. Ja siis oli nagu nutmist ja siis sa nagu mõtlesid ennast tühjaks ja siis sa nutsid ennast tühjaks ja siis sul läksid salvrätid sassi. Mis tegi olukorra veel kurvemaks. Aga ma mäletan, ta argument mul oli see, et ei no, mul on sinuga koos tunne, nagu sa hoiaks mind kinni. Ja ma ei saanud aru sellest. Mul oli nagu see, et mul on keldris väga hea wifi. Mida sa veel tahad? Päikesevalgust või? Miks sa nii nõudlik oled? Aga samas ma pean talle au andma. Ta nagu, kui me läksime lahku, siis ta ise nagu ütles mulle, ta tunnistas üles, et ta pettis mind. Ja see ei ole asi, millest ma talle au annan. See ei ole nagu wow, hea töö nagu selles suhtes. Ma ei pannud üldse tähele. Nagu selles suhtes sa tegid hea asja, nagu selles suhtes sa olid ikka professionaal. Vaid nagu selles mõttes just see, et ta ütles seda mulle. Sest ma olen tähele pannud, et paljud inimesed millegipärast nagu ei ütle seda. Ma olen isegi inimestega rääkinud, et nagu kas sa siis ütled ka talle. Ja siis tavaliselt vastasin, see tundub nagu munn asi, mida öelda talle. Ja mul on nagu, jaa, aga sa tegid seda, aga mulle ei meeldi nagu öelda halbu asju inimestele. Ma olen pigem selline hea inimene, mulle ei meeldi halbu asju öelda. Sest on ju hüpoteetiliselt, kui mina saaks oma seedelundkonnaga olla suhtluses, siis ma väga eelistaks seda, kui mu seedelundkond annaks mulle pikalt ette teada, kuna mul kõht lahti läheb. Mitte 2 sekundit enne. Nüüd! Nagu... Ja siis ma oleks nagu, miks enne teada ainult? Ma ei tea, see tundus munn asi, mida öelda. Nagu sul oli nagu enne lõbuse värk ja tegid sporti ja ma ei tahtnud segada. Ja kindlasti ei ole nagu head aega ka kuna seda öelda. Aga ma mäletan, et minu puhul see oli see, et ma olin hommikul kuskil perearsti kabineti ukse taga järjekorras. Ja perearsti ukse taga oli alati see klassikaline see, et nagu vana inimesi oli rohkem, kui nagu loogiline oleks. Nagu seal oli ukse taga järjekorras rohkem vana inimesi, kui päeva jooksul saab füüsiliselt läbi käia kabinetist. Ma olen suht kindel, et mingid vana inimesed ootasid bussi väga vales kohas. Ja siis ma nagu
hängisin nende vahel seal, siis korraga mu telefon oli, siis ma võtsin vastu ja teiselt poolt tuli see, kuule. Ja see oli see halb kuule, sa tunned kohe ära, et see ei olnud see Alari Kivisaare kuule. Kuule, sa oled võitnud kasti Coca-Colat. See oli see halb kuule. Ja see oligi, et kuule, eile läks veits lappesse ja ma petsin siin. Ja siis ma panin nagu kõne ära ja küsisin Ruti käest, et kus sult valutab, siis Pitneri palsamiga üle pand või. Sest ma ei osanud vastata sellele kõnele, mida ma oskan juurde öelda. Aga siis ma tiksusin seal järjekorras ja vahepeal perearst tuli nagu kabineti, ukse tegi lahti, vaatas välja, sa nägid kedagi ei ole kabinetis ja ta lihtsalt vaatab välja, ohkab ja pani ukse tagasi kinni. Mul on perset sa korraldad, üle on 3 nädalat siin on nagu. Kutsu keegi vähemalt sisse. Ja siis mõtlesin, et järjekord ei liigu väga, et võiks lõbustada ennast. Siis mõtlesin, et helistaks tagasi vaata, et kuule, mäletad, sa enne helistasid, rääkisid midagi petmisest, võib-olla mäletad. Ja ma tegin seda klassikast asja, kui sa ei suuda mingit infot protsessida, siis hakkad pakkuma ise mingit täiesti debiilseid variante. Ja siis mul oligi, et nagu, mis mõttes nagu petsid, et nagu hoidsid kellega hästi kõvasti käest kinni või keegi nuusutas su kaela või. Ja ma pakkusin lõputult mingit debiilseid asju, kuni ma sain aru, et ta läks närvi, sest ta karjus mulle teiselt poolt toru vastu, et türa ma keppisin mingi teise tüübiga, millest sa aru ei saa. Ja mul oli nagu, wow, rahune maa, nüüd peteti just. Rahulikult, on. Ja siis ma küsisin asja, mida ma siiamaani ei suuda enda jaoks lahti mõtestada. Sest ma küsisin ta käest, aga kas te kondoomi kasutasite või? Mida ma teen selle infoga? Nagu kui sügavale minu hinge läks see terviseagentuuri kampaania? Ei no kui kepid, siis kepi, aga ikka kumm on seksna. Ja õnneks mind selle kõnest päästis veid see, et perast tegi lõpuks ukse lahti, vaatas ringi, et mis korjuste variandid on ja siis ta oli, et näe. Ja vaatas mulle otsa, et kurat, sina noor vend tule sisse, et sinuga on kindlalt lõbus. Vähe teadis tema. Ja siis ma läksin just peale seda kõnet perearsti kabinetti ja mul oli vist mingi kaitseväe arstliku komisjoni jaoks mingid tõendid või midagi vaja. Ja siis perearst tegi seda klassikalist, kus ta ei viitsi isegi ise mind uurima hakata, vaid pakud ise midagi või? Kumb meist arst on nagu sees, mina ei ole 9 aastat õppinud inimanatoomiat, mida sa tahad, et ma pakun nagu. Ja siis ta oli, et ei kuskilt valutab või. Siis ma istusin sellest Ja perearst oli lihtsalt selle peale, et tüdruksõber jättis maha. Sellega sa kindlalt kaitseväest ära ei saa, sellega nagu. Ja ma siiamaani mõtlen selle peale, kas te kondoomi kasutasite nagu. See oli klassikaline näide minu jaoks sellest, kuidas mingi mõte mu peas kõlab just kui see võiks suust normaalselt välja tulla. Ja siis kui su huuled väljutavad, sa saad nagu, mida perset ma just ütlesin. Ja see nagu, tihti meil on see, kus sinu peas lihtsalt asjad kõlavad paremini. Ma arvan, et väga paljud inimesed siit ruumist on kindlasti on nagu selle mõtte juures, kus sa ise mõtled, et ma oskan laulda. Nagu ma olen enda peas selle läbi mänginud, minu hääl, ma oskan laulda. Kuradi Superstaari saade, ma suudaks, ma ei lähe, aga ma suudaks. Ja siis lõpuks kunagi teed suu lahti. Okei, see mu lauluhääl kõlas minu peas palju paremini. Vahel tuleb kasuks asjad lihtsalt suust välja lasta ja siis sa saad aru, mis nad tegelikult on. Ma arvan, et eriti kasuks tuleks inimestel, kes netis kommenteerivad asju. Kui iga netikommentaator loeks peegli ees oma kommentaarid ette, ma usun, et mingi 90% oleks olemata. Nagu kui mingi vihane Valdur 69 loeks oma kommentaari. 69, sest ta sündis sellel aastal, ta ei ole mingi pervert. Aga ta on vihane. Kui vihane Valdur 69 loeks korraks nagu Mustandi mõttes oma kommentaari enne üle, mis on tavaliselt stiilis, kui mingi neeger peaks minu tütart keppima, ma tapan ta sita ära. Siis ta oleks ise seda lugedes ka, et see kõlas palju kurjemini, kui ma mõtlesin, et see läheb riimi ja värkina. See oli vihane, kustuta.
ja nagu sellega ka, et sa vaatad mingeid filme vahepeal ja siis sa mõtled, nagu, et kurat, ma võiks neid asju teha. Nagu, sest kui sa vaatad filmi, sa mängid enda peas veits läbi selle, et kurat, kui ma oleks selles situatsioonis, ma oleks ka see venna. Raudselt. Aga see nagu enda jaoks ei mõtle seda läbi, et sa vaatad filmi, kus on kuradi Ryan Gosling, kes on mingi maailma kõige kepitavam mees, ta võibki öelda kellelegi, et kuradi, sul on silmad ja siis Biff on lihtsalt, tere on küll. Aga sest on ju, tüüpidele sa vaatad mingit filmi, et kuradi, see tüüp ütles Biffi silmade kohta midagi ja see töötas. Ma saaks teha seda. Tal on silmad, mul on suu. Ma saaks öelda neid asju. Ja siis panedki teele, et su silmad on nagu smaragdid. Ja vastu tuleb, mida vittu? Sest sa kirjutasid tema 6 aasta taguse profiilipildi alla kommentaari, sa ei tunne teda, tema ei tunne sind, teil ei ole ühiseid tuttavaid, ta silmad on pruunid, mida sa ajad? Või näiteks, kui sa vaatad James Bondi filme, ja siis see tüüp ütleb oma nime lahedalt. Sa oled ikka enda peas veits, et ma saaks teha seda. Ma saaks, mul on ka nimi. Eesnimi, perenimi, ma saaks teha seda. Come on. Kui raske see on? Ei, sa lähedki klubis kellegi juurde, et Meema, Mikael Meema. Ja ta vaatab üle õla lihtsalt, et mida? Palun keegi ajage see Aspergeri sündroomiga poiss ära, meil on mingi... Ajage see taunik ära, palun. Ja samal ajal, kui turvamehed sind välja viivad, saad ikka Meema, Mikael Meema, Meema. Ja see päev sa saad teada, et võib-olla saab ainult James Bond nii öelda oma nime. Kuigi mu lemmik oli see film, kus mingi tüüp läks tüdruku akna taha, selle hiiglasliku makiga. Ma ei mäleta, mis see lugu seal oli täpselt, aga ta läks makiga akna taha, et kuula seda. Ja siis Biff oli akna taha nagu super lugu, midagi sellist. Ja sa vaatad seda ka, et kurat, see on asi, mida mina peaks ka tegema. Ja lõpuks oledki kellegi akna taga oma kuradi läpakaga lihtsalt, kuula seda. Kohe beat tropib, vihma sajab, mu emaplaat võib-olla kõrbeb kohe läbi, palun kuula. Ja akna taga lihtsalt keegi. Kes sa oled? Mine ära, palun. Aga see, tundub su peas tehta. Kõige hullem asi, mis minu arvates tundub inimestele nende peas nagu asjana, mida teha on. Munnipildid, nagu... Ma võiks öelda riistapildid, aga oleme ausad, kui ma näeks mõnda normaalset, siis oleks riistapild. Need kõik on munnipildid. Muidugi, kui ma näeks, see tüüp, kes... Ei, ma kuskilt näen neid lihtsalt. Aga... Nagu kõik munnipildid, mis ma olen näinud, miks need näevad kõik välja, nagu nad oleks süstlavahetuspunktist tehtud, nagu kuskil peldikutes sa käid neid tegemas. Miks nad kõik näevad välja nagu rotilaip puuvee valguse käes lihtsalt nagu... Kas sa otsid veene seal, mida süstida või mida... Nagu loo veidi atmosfääri, kuredi pane tuli põlema või ära tee välguga või ma ei tea. Pane paar küünalt põlema, lisa kuredi natuke miljööd, tee võib-olla rohkem kui üks variant, mille sa saadad. Mängi nurkadega. Pane kas või filter peale, tee midagi või kuredi koera kõrvad teeks ka paremaks sellele. Ja ma ei saa sellest aru, sest nagu... Kui ma näen isegi, kui keegi on teinud minu riistast pildi, kes see küll võis olla? Mul ei ole kunagi olnud, selle võiks edasi saata, mu esimene reaktsioon, kuidas ma seda kustutada saan, nagu see kaamera on katki, ta võtab sentimeetreid maha, mida perset, nagu see on kellegi teise riist mu ekraani peal. Ja ma ei kujuta, et mis see impulss on, et sa lihtsalt paned teele. Ei öeldakse küll, et alusta mingi terega või, aga kuredi peenis ütleb rohkem kui 1000 sõnane. See meenutab seda ka, et kus sa vaatad netist mingi ilusa pildi, et mis rooga ma täna kodus teen ja siis ma teen pasta bologneset endale, see näeb raudselt selline välja nagu pildi peal. Ja lõpuks, kui sa paned taldriku peale asjad valmis, see on makaroni takklihaga. Ja kõik riistapildid on makaroni takklihaga. Aga lähme tagasi rõõmsate teemade juurde. Depressioon. See ei ole Eestis võõras asi meile. Ma arvan, et kui depressioon oleks Eestis nagu nakkushaigus, mis saaks levida, kui sa saaks seda edasi anda, see leviks kiiremini kui AIDS Narvas.
mis on väga kiiresti, kui te Narva eluga kursis ei ole. Aga sest nagu, kui depressioon saaks läbida, sa saaks seda Macist isegi nagu lihtsalt happy meal, very happy meal. Ja aga mulle meeldib see, kuidas me Eestis suhtume depressiooni. Sest ma eeldan, et kuskil mujal maailmas, kus inimesed naeratavad ja päike paistab, ehk mitte Eestis. Ma eeldan, et inimesed ütlevad, et mul on depressioon, siis neile minnakse juurde, et sa vaesekene, võta siin kõik tabletid, mis maailmas on, ja siis siirupid ka ja mingi 7 pongi ja mida iganes. Eestis mine kellegi juurde ütle, mul on depressioon. Saad vastu lihtsalt, mis siis? Mul on ka. Sellel tüübil on, tollel tüübil on, meil on kõigil depressioon. Me õppisime inimese õpetuses seda 4 äset depressioon, see on eestlane. See oli inimese õpetuses. Ja mingis mõttes ma arvan, et eestlastena tegelikult me ei taha isegi, et keegi tuleks vaata poputama või aitama. See on meie jaoks üks närvi ajavamaid asju ju, kui tavaliselt formaat on see, et kui sina ütled sõbrale sitt ilm on täna, siis sa ootad, et ütleb vastu, on jah sitt ja siis te saate koos olla sitt. Nagu kõige veidram sepapoiste mingi versioon. Aga kui see on see sõber, vaat sa ütled, et õues on sitt ilm ja ta ütleb sulle, ei no pane sall kaela ja kindad kätte, ei no mine perse äkki, mida sa leppisime kokku, me ütleme koos sitt, sa ei tule olukorda parandama. Sest ühine viha ühendab meid. Ma arvan, et inimesed peaks tutvudes ka minema kohe viha juurde. Sest miks sa lähed mingi, mis muusika sulle meeldib? Ei, küsi, mis inimesi sa vihkad. Tarmot tead või? Ja Tarmo on haige munn. Ei te abiellute, sest ühine viha. Aga ja see on lihtsalt, sest see ajab närvi, kui keegi üritab tulla juurde vaata mingi enda parandusega. Eriti siis, kui need on need inimesed, kes on ühe korra elus joogas käinud. Neil on alati kõige lihtsalt kettasse ajavamad lihtsalt variandid sulle. Plus mida see ükskord joogas tegi sulle, mingi patsiga vend retuusides painutas su kuskilt nii hullult lahti või? Mu tšakrad tulid, ma tean universumi saladust nüüd. Ja siis nad tulevad nende sittade soovitustega. Ei no sa peaks rohkem venitama. Mul on raskusi hommikul voodist püsti tõusmisega. Kuhu ma venitan ennast aknast välja või? Venita ennast ise minu juurest ära, palun. Või siis mu lemmik. Kuula oma keha. See on hea soovitus. Kui ma kuulaks oma keha, ma oleks tõenäoliselt vangis praegu. Ma ei ütle, et vägistamise eest, aga ma ei ütle, et mitte. Sest selle jaoks meil ongi ajud, et meie kuradi pärdiku aju, mis on meie keha, ei saaks võimust võtta. Iga hetk su keha saadab mingi veidraid impulsse ja iga päev su aju on nagu, hei, palun ei. Nagu su keha mingi, teeme seda. Ei, me oleme avalikus kohas. Selleks meil on ajud, on ju. Ja siis nad ütlevad, ei noh, aga lihtsalt nagu söögi mõttes, kuula oma keha. See kindlalt töötaks. Keha, mis sa tahad? Tussi? Okei, vangla. Me lähme jälle vangi. Okei, super. Isegi kui sa toidupoodi lähed, kuna oleks su keha nagu midagi adekvaatset soovitamas sulle. Su keha ei ole toidupoodi. Vaata seda salatilehte. See räpane mahlane salatileht. Sa tahad seda. Pane see oma ostukorvi. Ei, su keha esimene asi on, vaata sealt sektsioonis saab vähki. Lähme sinna. Seal on kõik asjad, mis su keha tapavad. See olen mina, lähme sinna, ma tahan neid asju. Palun rohkem, topi need näost sisse endale. Või siis lihtsalt mõtle positiivselt. Ei no, lihtsalt mõtle positiivselt. Ja kui keegi seda ei oska teha, siis ma õpetan teid. On ju, sa oled sügavas depressioonis oma pimedas magamistoas teki all. Sirvid telefonis pilte oma tuttavatest, kelle elu tundub sitaks palju parem. Sa vaatad, mu sõbrad on baalil. Mõtle positiivselt. Sina ei ole. Sa oled siin. Ongi mõnus külm, palju ei higista, pesu ei pea pesema, super. Või siis ma ei tea, endine klassivend sai uue auto. Mõtle positiivselt. See on tõenäoliselt liisingus.
sina sõitsid täna bussiga. Sa ei ole kellelegi sittagi võlgu. Sa teenisid selle bussisõidu välja, sa oled vaba mees, vabal maal, mõtle positiivselt. Eriti kettasaja oleks see, kui sa peaks, ma ei tea, kui mingi arst tuleks sellega su juurde, mingi kuradi jooga arst. No, arst, kes kõigepealt õppis päris asju, aga siis ta otsustas, näe. Ma ei tea, kui sa lähed seksuaaltervise kliinikusse, ei no mõtle positiivselt. Mul on su AIDSi testi tulemused. Lihtsalt mõtle positiivselt, on ju. No, see on negatiivne. Aga sul on klamüüdia. Aga mõtle positiivselt, see ei ole AIDS. Nii et elu. Mõnda aega tagasi mul üks naissoost tuttav helistas mulle ja kõne sisu oli põhimõtteliselt see, et ta lambist helistas mulle ja ütles, jou, ma lähen homme vahatama, tahad kaasa tulla? Ja mina mõtlesin, et ma olen elus liiga palju ei öelnud. Seega mõtlesin jah, ta pani kõne ära ja ma jäin mõtlema, millele ma just jah ütlesin. Sest ma ei saanud täpselt aru, mis mõttes, mis mu roll on. Ja me järgmine päev saime kokku, ja siis ta küsin ta käest, et siis mida vahatama või? Sest sa saad igast asju vahatada. Või paljusid asju. Siis ta oli, et ei, tavaine Brasiilia vahatus. Kes ei tea, siis Brasiilia vahatus on vaat see ja kõik. Enne oli naine, nüüd on väike tüdruk. Ja jõudsime sinna salongi juurde ja siis meid võttis vastu salongi töötaja, kelle päris töönimetust ma ei tea, aga selle loo huvides ma olen tal ise selle välja mõelnud. Nii et ütleme nii, et mind võttis vastu tussikarva eemaldaja, kes siis vaatas enda graafikut ja oli, super, kelle 11. seanss, et sinu kaaslane siin võib minna meie ooteruumi, mille peale mu tuttav ütles, ei, ta tuleb vaatama. Ja too hetk ma nägin, et tussikarva eemaldajal jooksis natuke protsessor kokku, sest ta oli mida? Ja ta hakkas väga täpselt oma mingeid asju vaatamisel, et mul on siin kirjas, kas mul on midagi valesti kirjas, mul on Brasiilia vahatus. Siis ta oli, ta tuleb vaatama. Ei selles suhtes see on sinu tuss, nii et meil on seal tool, miks me seda ise teenusena ei müü. Ja siis me rõõmsalt kolmekesi tatsusime selle kuriteopaiga poole ja jõudsime ruumi sisse ja siis mu tuttav võttis püksid jalast, ma võtsin jaki seljast. Tundus nagu piisav, sest ma ei tea, kas seda olukorda oleks saanud veidramaks teha, aga samas ma ennustan, et mina täiesti paljalt kõrval võib-olla oleks veidram olnud. Ja ma nägin, sinna oli pingike pandud ja ma istusin sinna saali parimad kohad, võiks öelda võib-olla ainuke koht, otse esireas. Vaade oli väga hea. Ja istusin sinna maha ja ma sain kohe aru, et sa vahepeal unustad asjad, mis tunduvad sulle muidu väga loomulikud. Sest mul ei olnud meeles, kuidas ma muidu istun. Sest ma istusin selle tooli peale, ma olin, kas see on veider? Kas ma istun, okei, küljega? Sest ma peaks vabam olema, nagu see oleks igapäevane asi. Ei, ma käin kogu aeg vahatamisi vaatamas. Tavaine värk. Ja ma kuidagi üritasin kohendada ennast selle. Kui siin ruumis on keegi, kes ei ole käinud pealt vaatamas Brasiilia vahatust, siis ma väga soovitan. See on väga silmi avav kogemus, võiks öelda. Ma arvan, et sa õpid enda kohta väga palju inimesena. Sa kasvad. Sa vaatad sügavikku, sügavik vaatab vastu. See on ilus. Ja põhimõtteliselt, kuidas see ruum siis välja näeb, on see, et seal on see pult, kuhu tema lendab ilma püksata laivi ja toa nurgas on selline hiiglaslik fondüüpott, mis ma eeldan, võib-olla ei ole päris fondüüpott, aga kirjelduse huvides see on põhimõtteliselt fondüüpott, kus on keevvaha sees nagu. Ja kui ma ütlen keev, siis see ei rõhuta piisavalt, kui kuum see on. See on lava, nagu sa näed, et sa paned käe sisse, sa sured. Nagu seda kätt ei ole enam, see lihtsalt mullitab seal nurgas omaette. Ja ma oleks arvanud, et mingi väike sissejuhatus või eelmäng on, vaata. Aga ei, lihtsalt tussikarva eemaldaja tõmbas tuimalt kinda kätte, näpud sisse, peale mul oli mida? Kuradi veider piinamismeetod, see on
keevad vahest otse tussi peal, nagu see nägi välja nagu kuskil kloostris vanem kuradi nunn karistaks nooremat nunna, et siin vitus on teemon ja me ajame selle välja, sa oled paha tüdruk on. Ja ma olen mingi, palun lõpetage tussi piinamine, ta ei ole midagi teinud, palun lõpeta. Sest noh, ma olen see tüüp, kes isegi kui ma kuuma teed joon, nagu ma olen veits nagu, aja. Ja ta pani lihtsalt laavad kuradi tuimalt tussi peale, nagu see oleks kuradi tavaline esmaspäeva hommik või noh, arvestades, et on tussikarva eemalda, siis ongi, aga ja vaatasin oma tuttavale otsa ja ta oli juba jõudnud telefoni välja võtta, kus ta vaatas naljakaid pilte ja muheles. Ta kulm isegi ei liikunud ja mul on nagu see, et milles su tuss tehtud on? Nagu, kuidas see võimalik on? Nagu, mul tuli meelde, kuidas ma olen kunagi vaatanud telekast, oli Troonide mängus see stseen, kus mingi naine tuli põlevast majast välja ja tal oli kõik korras. Ja nüüd ma sain teada, et see on võimalik. Naised ei karda kuumust. No, nad võib-olla ei tunnegi seda. Ja ma olen lihtsalt täiesti paanikas, seal stressis ja korraga tussikarva eemaldaja vist tal tuli meelde, et ruumis on ka 3. inimene, kes oli mina. Ja ta otsustas, et oleks hea aeg nii muuseas nagu juttu ka hakata ajama. Ja ta oli, et noh, oled ka mõelnud vaatamise peale või? Ja mul oli nagu, mis asja? Sest nagu, okei, ma üritasin olla nagu tugev, kuradi, ma ei tea, äkki olengi va. Kuigi tegelikult enda peas ma olin nagu, kui sa paed seda kuradi keevat laavad minu kubeme peale, ma olen Ken Nukk pärast, siin ei ole midagi alles, see ei ela seda üle lihtsalt. Ja ta nägi mu bluffist läbi, ta lihtsalt, ei, ära muretse. Ma ise ei tee niikuinii meestele. Mille peale ma läksin veits närvi. Sest minu seest ärkas mingi meesõiguslane, keda ma ei teadnud, et elab mu sees. Ja ma olin nagu, mis mõttes kuradi meestele ei tee, kuradi võrdõiguslik ühiskond kõigile tuleb teha või no selles suhtes mitte otseselt mulle, aga kõigile selles suhtes. Kui ma tahaks, siis... Ja ta oli mingi, et ei, et ma ükskord ühe oma sõbra peal proovisin. Ja ma olin nagu, miks mineviku vormis? Kas ta on ikka elus veel? Mis su sõbrast saanud on? Ja sõna-sõnal vastus, mis ta mulle ütles, oli, et ei no, liiga palju näppimist oli. Ja ma hakkasin mõtlema selle peale. Ma hakkasin enda peast seda ette kujutama, sest kui tussikarva eemaldus oli siin ilus protsess, et sa võtad ja lihtsalt papp. Siis ma hakkasin mõtlema, milline see munnikarva eemaldus oleks. Ja ma olin kohe, okei, isegi minu peas oli liiga palju näppimist. Nagu, ma täiesti mõistan, sa oled õiged valikud teinud tussikarva eemaldaja, see jää selle juurde. Ja too hetk ma oleks veits tahtnud, et oleks lugenud võib-olla numbreid 10-st 1-ni või puupulgad suu vahel andnud. Aga lihtsalt vestluse käigus muu seas. Ja ruumis oli kiljatus. Minu poolt. Mida perset, mis kõige veidram Jürgen Weberi võlutrikk see oli praegu? Tada! Ja siin all oligi tuss. Kes oleks arvanud nende karupükste all? Ja ma lihtsalt šokis vaatan oma tuttavale otsa ja tal kulm ka ei liigu lihtsalt nii muu seas nagu. Ja ma nagu, milles sa tehtud oled? Ja see hetk ma sain lõpuks aru Eesti võiks öelda parima luuletaja Andrus Eilpingu sõnadest. Vitu võim on massive. Ja lihtsalt korraga hakati nagu pükse jalga tagasi panema, nagu just ei oleks kõige veidram asi maailmas juhtunud. Ja teiste jaoks oli tavaline esmaspäeva hommik ja hakati ruumist välja minema. Ja ma olin seal tardunud oma tooli peale ja lihtsalt, et ma mingi ees ära, ma tulen järgina. Ma tulen kohe järgi. Veits see tunne, nagu kui koolis, kui söögivahetund hakkas. Esiteks, mis asi oli söögivahetund üldse? Kas keegi on seda fenomeni kunagi üritanud lahti mõtestada? Iga söögivahetund oli nagu igapäevane pronksiöö lihtsalt. Kell käib
ja täielik anarhia. Nagu õpetaja võib ees karjuda, aga veel mina lõpetan tunni sittagi granitsaga näkku sulle. Mul ei lähe kunagi õpikuid vaja enam, söögi vahetund on. Lihtsalt kõik jooksevad igale poole, väikestest lastest trambitakse üle, kuradi inimesi murtakse koridoris. Kõik, ma ei tea, lihtsalt täielik džungel. Ja mille nimel? Kas bluff sai kunagi otsa? Kas keegi pidi kunagi olema, et minu jaoks ei jagundki bluffi? Nagu ei, see oli lihtsalt mingi kõik, kuradi bluffi järgi. Kas sa kujutad ette, kui sa praeguses vanuses kuskil öeldakse, et meil on täna Boheemis saab bluffi, nagu mine perset, nagu sa ei lähe inimesi kägistama ja kuradi trepi pealt alla lükkama. Ja lihtsalt söögi vahetunnes, see oli lihtsalt kõigil bluff, noh. Ja vahepeal oli ikka, see üks tüüp, keda sa teadsid muidu, et ta jookseb esimesena, vaata, kuradi juhib lihtsalt seda salka. Ja vahepeal käis söögi vahetunni kell ja see tüüp, sa nägid, ta istus põhjendamatult sügaval oma laua all ja oli lihtsalt nagu, kurat, mul ei olegi kõht väga tühine. Ei no minge teie, ma teen Mati ülesanded lõpuni. Mul ei ole kõht tühi. Klassikalised vahetunni reaktsioonid. Igatahes nii ma siis istusin seal tussikarva eemaldaja kabinetis enda kõige veidrama reaktsiooniga, mis mul elus olnud on. Ja ainus mõte, mis mu peas oli, mine munni, kui see mu fetiš nüüd on. See on lihtsalt... Aga kuulge Tallinn, suur aitäh, et ära kuulasite. Mulle meeldis teie koos väga olla, aitäh ja kena õhtut. Siis naelutasin ennast televusserisse kinni. Kõikusin nii kaua, kuni pea käis ringi. Ta on riietes, on kõnnakus ja kodulinna seintel. Ta lõhna mööda ulitsat nagu üle ghetto baby. Käib klubides, käib playeris, käib videona lindil. Ta on popo ja tšekiga koos perepildil. Ta on kõige hullem vend, ta on meie sõber, ja see, kes praegu kuuleb